Tšauki tšau, mina olen peasaatejuht Paalits. Minu funkid tantsuliigutused ei jäta ühegi neiu põlve tugevaks. Või noh, vähemalt mu ema ütleb mulle nii. Ja matas olen ka päris kõva. Hei, mina olen Liisa ja isiklikult leian, et läbi kunsti on ennast kõige parem väljendada. Mulle meeldib ka väga teiste tuju paremaks teha ja teada võimalikult paljudeni, siis mis muud, kui hakata saatejuhiks. Hei, sina seal! Kas teadsid, et ka see aasta tuleb suur üritus aastalõpu live 2021? Ja see toimub 28. detsember kell 7 õhtul. Ning selle jaoks panid tudengiorganisatsioonid nagu Filmiklubi, Turundusklubi, Kultuuriklubi ja Robotiklubi oma pead kokku ja tegid parima aastalõpu laivi üldse. Ja otsekülekannet saab tegelikult jälgida siis YouTube'ist või siis Facebookist. Lihtsalt paned sinna otsingumootorisse sisse aastalõpu live 2021 ja põmm ongi olemas. Tehniliselt Üve mängis sellest ka oma rolli. Tule taevas appi. Hei! Mina olen Paalits ja mina olen siis Kultuuriklubi liige. Ja mina olen Liisa, mina olen osa 3 tudengiorganisatsiooni liige nagu MTÜK, Best Estonia ja of course ka Filmiklubi. Väga hea. Ja täna siis oleme alustamas siis aastalõpu laivi 2021 ja me oleme siin väga cozy's mõnusas Villa Vibesis, mis asub Kadaka tee ääres siin ja siin on tõesti väga cozy. Siin on tõesti selline Eduard Viireltile kindlasti meeldiks siin joonistada oma kaelkirjakuid ja kaameleid siin. Ja, et mis siis täna tegelikult meie nii-öelda saates siis oodata on, et täna me näeme väga palju erinevaid sketše. Kohtume väga mitmete inimestega. Meil on siin mõned challenge'id vahepeal. Ja süüa teeme ka. Süüa. Ja muidugi ei puudu ka meie laivilt siis mõni vägev auhind. Ja sellest räägime varsti lähemalt. Et tegelikult auhinnast räägime tegelikult kohe juba! Miks sa ütlesid, et me pärast räägime? Ma mainime ära, mis auhinnaks on, aga kuidas auhinna saab, sellest räägime varsti lähemalt. Just, et auhinnaks siis on meil välja pannud siis sponsor Mustamäe elamusspa keskus. 2 tasuta pääset. Ja kuidas neid tegelikult võita, nendest me räägime küll törtsu hiljem. Aga täna siis tegelikult ka on meil terve siis saate vältel, toimub ka siis annetus ja annetusi kogume siis Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja QR-koodi leiate siis sealt samast nurgast. Et lihtsalt skännige see sisse ja te sealt saate siis annetada siis raha. Ja rohkem infot siis leiate liidu kohta siis www.vahilapsed.ee. Et Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on siis 1992. aastal loodud mittetulundusühing, kes koondavad siis vähihaigete laste vanemaid, kes tunnevad vajadust kuuluda kogukonda, saada tuge ja olla toeks ka teistele vähihaigete laste vanematele. Täpselt nii. Ja nende eesmärgiks ongi siis iga onkoloogilise diagnoosiga laps Eestis saada neile vajalik ravi ning seda toetavad tugiteenused, et need oleksid kättesaadavad nii riiklikult kui ka eraannetuste toel, siis mille võimaluseks siis liit püüabki leida vahendeid. Liidu missioon on pakkuda parimal võimalikul moel olemasolevate võimaluste piires vajalikku tuge kõigile vähihaigetele lastele ja nende peredele Eestis. Ja liit on ühiskondlikult tugev siis organisatsioon, et vähihaigete lastega pered siis nende õiguste eest seista Eestis. Et kindlasti annetage raha, teame, et pühade aeg on siis ikkagi andmise aeg ja ma just siin ennist lugesin ühte artiklit ka, kus siis pühade ajal on kogutud annetusteks enam kui 1 000 000 eurot. Vau! Ehk siis väga saavutus. Meie tahame ka sinna lisada siis enda panuse. Enda miljoni. Enda miljoni. What?
Jaa. Tere, Tiit! Tere, Tiit! Tere! Väga hästi. Kas sa kuuled meid kenasti praegu? Kuulen väga hästi. Super, meie sind ka. Jaa, et tere tulemast siis meie aastavahetuse laivile ja mõtlesime, et oleks äge küsida sinu käest siis paar küsimust ka siis meie laivi raames siis. Et Tiit, palun räägi meile, et kuidas siis sinu aasta läinud on, et mida vägevat sa korda saatsid siis aastal 2021? Jah, kõigepealt ma soovin tänada Filmiklubi ja Kultuuriklubi selle saate eest ja saatesse kuttumise eest, aga ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, ma üksinda nagu ei saadud midagi väga korda. Et see, mida me korda saatsime, ikka saatsime koos korda ja aasta oli arusaadavalt pingeline. Pinget muidugi lisas nende grupis üles COVID-19 ja kevad oli natukene nutune, mul oli kurb vaadata, et ülikoolis oli eriti just kevade poole, alates märtsikuust. Kui tudengid oli väga vähe maja peal ja parkla ees oli tühi. Aga kevade jooksul me ülikool sai uue arengukava, mis on tegelikult päris suur, no mitte saavutus, aga väga oluline ettevõtmine, sest arengukava paneb paika ülikooli eesmärgid, me seame kindlad mõõdikud, mis puudutavad näiteks tudengid, siis 5 aasta pärast me sooviksime, et meie nominaalajaga lõpetajate osakaal oleks 60%, mis ei kõla küll väga suure numbrina, mis tähendab seda, et iga 6 tudeng 10 lõpetab kas siis 3 aastaga, võtame tegelikult aasta veel juurde, 3+1 või 2+1, aga täna ma olen 50% peale, et see on, ma arvan, see on ka tudengite jaoks, kõikide teie jaoks väga oluline, et nii teie ise kui ka teie kaastudengid ikka viiks oma õpingud lõpuni, sest ülikoolis on küll tore olla, aga ma arvan, meil olulisem on saada ikkagi lõpudiplom. Ja jah, et arengukava oli väga suur ettevõtmine siinkohal. Ma loomulikult ka soovin tänada ka üliõpilasi, kes osalesid selles protsessis, üliõpilasorganisatsioone. Et veel kord, et mina ei saadnud ise midagi korda, et me saatsime selle kõik koos korda. Ja mis veel puudutab, mida me koos korda saatsime, kus me koos olime, siis õnneks kevade lõppedes läks olukord natukene lahedamaks, et me saime ka korraldada siis üle aasta, et aasta varem kahjuks jäid lõpuaktused ära, siis koha peal olevad lõpuaktused. Me kõik väga pingutasime ja see oli väga oluline tudengite jaoks, just lõpetajate jaoks, et lõpuaktused saaksid toimuma. Ja loomulikult toimusid ka siis juuli alguses esimeste päevadel toimusid Käärikul üliõpilaste suvemängud, kus oli väga tore osaleda. Ma tooksin jah, et ma juba need üritused tooks esile ja sügisel oli olukord õnneks natuke teine, et oli rõõm näha, et parkla oli autosid täis, mitte selles mõttes, et tudengid sõidavad kõik autodega. Aga et inimesed liikusid majades. Tänapäeva tudeng on ikkagi väga jõukas, et kuidagi autodega ja kogu aeg ja korterid ja... Jah, ütleme, et eks ju elu on läinud edasi aga siiski ülikool ka soosib seda, et tudengid liiguksid, kui mitte tudengid, vaid tegelikult me kõik liiguksime rohkem ratastega, meil on pandud, sinna parklasse on pandud jalgratast laadimispunktid, liiguks rohkem tõuksidega, et oleksime rohkem liikuvad.
ja sügisel me saatsime võib-olla veel kõik koos korda saatsime, meil toimus väga suur ja väga põhjalik välishindamine. See on nõnda akrediteerimine või lausa institutsionaalne akrediteerimine, kus ka, ma usun, et ka paljud teist, kes vaatavad osaliselt selles, ehk siis ülikoolile anti hinnang siis välisekspertide poolt, kes siis ütlesid, tegid meile loomulikult andsid meile tagasisidet, kus kas me oleme õigel teel ja see puudutas ka väga palju tudengeid, just nimelt õppetööd, et kuidas me tagame selle, et õpiväljundid on saavutus, see kõlab küll väga bürokraatlikult, aga see on ka väga oluline tudengite jaoks, et kui te olete oma lõpudiplomi kätte saanud, siis ka tööandjad hindavad ikkagi selle järgi, et vaadatakse, et mida te olete, mis on olnud õpiväljundid ja ülikool peab tagama, et need oleksid siis nii-öelda saavutatud. Ja siis hindamist puudutas palju, et kuidas me hindame siis näiteks ütleme lõputöid, alates lõputööd, ütleme alates ja eksamites, arvestatud eksamites kuni lõputöödeni välja. Ja saime väga palju tagasisidet ja kokkuvõttes meil läks see väga hästi, et aasta oli pingeline, aga aasta oli, ma usun, väga edukas meile kõigile. Seda on hea kuulda, aga sel juhul, et mida sa plaanid uuel aastal TalTechis ette võtta, mis on need uue aasta plaanid, mis on seni veel tegemata? Jah, kui ma tulen tagasi selle sama arengukava juurde, mis on jällegi võib-olla natuke selline bürokraatlik või kantseliitlik, aga ma soovin, et me uuel aastal kindlasti liiguksime edasi, saaksime uue just nimelt tõuke selleks, et me hakkaksime ennekõike ma pean silmas võib-olla siin just nii-öelda rohepööret ja siin on ka jällegi üliõpilaste roll on väga suur, et kuidas me kui me lahkume ruumist, kas me kustutame tule jälle või me sõidame autoga või me sõidame millegi muuga. Et kuidas me rohepöörde sisustame, see on võib-olla kõik olulisemad uuel aastal, et me saaksime leppida kokku, rääkida läbi ja leppida kokku konkreetsed tegevused, ja see on väga-väga lai teema. Ja selleks ka, ma ei tea, kas kui palju tudengid panevad tähele, kui rektoraadis mingi muutus toimub, et ka selle nüüd lõppeva aasta sügisel, septembrikuus alustas rektoraadis, lõin eraldi veel prorektori koha, rohepöörde prorektori sõna juba ütleb, et mis siis ülikooli eesmärk on ja ma arvan, et nüüd just ennekõike uuel aastal me suudaksime ennekõike rohepöörde osas jõuda võib-olla ennekõike ühise arusaamani, mida me üldse tahame ja kuhu me tahame minna. Sest rohepöördega võib ka minna asi mitte nii, nagu me võib-olla soovime ja me teame praegu kõrgeid elektrihindu, millel on küll ka palju muid põhjuseid. Aga ikkagi, et ma arvan, et me kõik, olles ülikool, kliimamuutused on siiski fakt või paratamatus ja me peame midagi tegema selle heaks. Ja just, et me rohepöörde osas lepiksime kokku, mida me tahame saavutada, seame kindlad eesmärgid ja loomulikult rohepööre lihtsalt, et me ei tegeleks rohepesuga, et ei turundaks midagi, näiteks, et ütleme, et me tahame saavutada ülikooli linnakules kliimaneutraalne aastast 2035, aga me teame ka seda võimalik saavutada erinevatel viisidel, aga et see ei oleks mitte rohepesu, vaid oleks ikkagi sisuline tegevus. Kindlasti seda me soovime saavutada ja mis puudutab ka tudengid, siis loomulikult ma väga sooviksin, et meie elu muutuks järjest rohkem avatuks, et tudengite jaoks on ikkagi väga, ma ise loomulikult tudeng olnud ja väga oluline, et te saaksite olla koos. Et kohtuksite ülikooli seinte vahel ükskõik kus, olgu see siis koridoris või olgu see klassiruumis või olgu see kusagil mujal, et ei peaks olema kodudes hübriid või ennekõike distantsõppe vormides. Koos tegemine, koos olemine on väga-väga oluline, sest te loote sa sidemeid, sotsiaalseid kontakte, mis võivad, kus sa kindlasti või väga paljudel juhtudel võib-olla ka määrata teie tulevase töökoha või edukuse või mitte edukuse, et see on väga-väga oluline, et me saaks rohkem koos olla ja saaks oma ka üliõpilase esindus saaks viia läbi oma projekte. Absoluutselt, et seoses nende tudengitega ka kohe, et kuna ongi siis uus aasta vaikselt tulemas, siis tegelikult mida sa siis sooviksid siis uueks aastaks meie TalTechi tudengitele,
et kuna me tudengite peale jutt läks, et siis mida sa sooviksid siis meie TalTechi tudengitele uueks aastaks? Ja ma sooviksin tudengitele ennekõike, et tudengid saaksid ja oleksid ka ise aktiivsed, et oleksid rohkem koos, teeksid rohkem koos. Ma tean ka üliõpilaskonna esindus on väga head plaanid, kuidas erinevaid projekte teha. TalTechi üliõpilaskond on väga, väga rikas ja väga mitmes mõttes rikas. On erinevad tudengite organisatsioonid. Juba mainisite enne Best Estoniat, kultuuriklubi ja nii edasi, et need organisatsioonid saaksid teha viia ellu oma plaane. Ma tean, neil on väga palju plaane, et te saaksite neid koos, saaksite neid teha. Ja loomulikult ülikooli, jällegi minu roll on nüüd siin, et teid igatepidi toetada ja ma luban, et ma teen seda. Ja ma kindlasti ise ka osalen nii paljudel üritustel on ka võimalik ja olen vist juba ennast ka reganud üliõpilaste talvemängudele, mis loodetavasti saab toimuma, kuid me täna ei tea seda, kui see olukord läheb. Väga äge. Aga ma loodan näha Käärikul. Seega talvemängud tulevad, aga mis on sinu enda isiklikud eesmärgid peale talvemängude lubadused uueks aastaks, et me kõik lubame siin, et hakkame täiega trenni tegema, aga mis on need sinu personaalsed lubadused aastaks 2022? No mis sõltub, kas ma luban nagu endale või ma luban ülikooli, aga tahaksin ülikoolile ja teile lubada seda, et nii mina ise kui ka ülikooli rektorat oleks rohkem nähta. Ja et me rohkem omavahel suhtleksime, omavahel arutaksime asju. Et see on kindlasti üks lubadus ja kuidas me saavutame, see on, eks ma üritan teile näidata. Et kindlasti et me saaksime rohkem kokku ja rohkem arutaksime asju. Ja mida veel lubada, et tahaksin lubada seda, et kindlasti ma luban seda, et kui ma ütlesin, ma osalen talvemängudes, kindlasti tuleb vabariigi aastapäeva tähistamine koos, tulevad ka suvemängud, erinevad üritused. Jah, et me rohkem omavahel oleksime koos ja suhtleksime, sest veel kord, et üksinda ei saavuta mitte midagi, sest ikka me saame koos saavutada. Väga nõus olen sinuga sellega, et koos saame alati paremini ja tugevamalt ja ägedamalt. Aga kuna me juba ennem natukene rääkisime ka siis TalTechi siis tudengiorganisatsioonidest, siis viimasena tahakski sinu käest Tiit küsida, et kui sa saaksid valida, siis millise TalTechi tudengiorganisatsiooniga just sina liituksid? See on väga hea küsimus ja ma ei tahaks ennast kuidagi kellegagi vastanduda. Ma ütlen niimoodi, et mulle väga meeldis üks sellist oktoobrikuus üritus, kus mul õnnestus istuda tudengi vormelirooli. Kui ma midagi liituksin, siis ma võib-olla esimeses järjekorras ma liituksin tudengi vormeliga, aga ma tegelikult liituksin kõikidega, et kõik organisatsioonid on väga ägedad. Ma nimetasin näiteks Best Estoniat aga ma liituksin kõikidega, aga mulle väga meeldis tudengi vormeli roolis olla. Aga aitäh sulle, Tiit, ja ma loodan sind rohkem vormeli roolis siis näha tihedamini. Ja muidugi, nagu kui ütlesid, et liituksid, siis ootan sind siis kultuuriklubisse, et tule aita siis meil siis korraldada ja suured tänud, et võtsid selle aja ja tulid meie saatesse. Et tõesti suured tänud sulle, Tiit. Väga tore vestlus oli sinuga, tõesti. Ja aitäh teile ja soovin teile ka kõigile meeldejäävat vana aasta lõppu ja veel paremat uut aastat. Ja sullegi, Tiit, et meeldivat vana aasta lõppu ja veel paremat uut ja paremat. Kas tunned, õhus on nagu midagi mõnusat, midagi väga mõnusat. Tšau! Palju õnne! Palun!
vabandage, üks väike küsimus, et ega teil midagi süüa? See ei Sorry, ole mul- anda. täna kahjuks ei ole, sorry. Vabandage, kas teil on hetk aega? Mis tahad? Ma ei ole mitu päeva söönud, et ega teil juhuslikult midagi mulle anda? Kerjus, noh. Tere! Väike küsimus, et ega teil juhuslikult ei ole mitte midagi süüa anda? Ma olen päev juba näljas olnud. no kui sa juba küsid, siis no mul midagi siin vist taskus on, oota. No näed, see. oi, tere tulemast filmiklubisse, palun astu sisse. jah, tule. tšau, mina olen Triin, väga tore. Sander? aga palun, võta istet, haara miskit, tampsu, meil on siin krõpsu, kõike. räägime lähemalt filmiklubist. tahad äkki jäätist? võib jäätist. jah, mis meil on siin? šokolaadikoore jäätis. näe, palun. no kuidas sul siis läheb? No nii, tere tulemast siis pitsamajja. ma eeldan, et me hakkame pitsat tegema. No sul on hea eeldus. Seega, mis pitsat me siis täna teeme? Me võime teha tõesti fantaasiapitsat. Mis sa ise soovid peale panna selle Vikerkaari. Vikerkaari, unicorn'e ja kõike. Teeme nii, kui sa ütled fantaasia, siis vikerkaared. Nii, aga ma lasen sul vahepeal juba käed külge panna. Käed külge. Ja niimoodi mätsid, üritad ta ümmarguseks saada. Davai, ta näeb välja natuke nagu kolmnurkaga. No ja sa pead selle suuna saama ümmarguseks. Siis tead, tainas on kõige tähtsam osa, vaata. Okei. Kui sa taina pekki keerad, siis on terve pitsa pekkis. oi, nii suur vastutus. Ja nüüd sa pead kiiremini tegema, vaata. Oi, Siis oi, oi. ehitad siin. Sul tuleb lihtsalt nii osavalt välja. Teistpidi on ju. Ja siin ma peab Sa oled käisid. nagu väga kaua pitsasid teinud. No ma arvan, et ma vahepeal tegin väga palju. Nii et siis ma suutsin vist... Ütleme nii, et arvu ma ei tea. Arvu ei tea. Aga kui sa ikkagi pead mingi 25 pitsat järjest tegema, siis sul tuleb see ikka Siis lõpuks välja. 10 000 selline kogemus, vilumus. Millal sa oma esimese pitsa tegid, kas sa seda mäletad? Mingi 2 aastat tagasi. Ja Sa ei teinudki emaga mingi kodus pitsa. Ai, no ma mõtlesin nagu täiesti siin ahjus on niimoodi ja ise ikka niimoodi ümmarguseks ja pannipitsat olen ikka teinud. Davai, davai. Aga esimese pitsa nagu ikka mina suutsin täiesti süsi mustaks kõrvetada. Ühesõnaga ma unustasin ära, et sa ahjus on. Läheb hästi, läheb hästi. Aga tead, ma olen näinud, et väga paljud kokad keerutavad pitsat õhust, viskavad, keerutavad. Kas sina ka oskad seda teha? No Peaaegu. Harjutamine teeb meistriks. Nii nagu esimene pitsa oleks süsi mustaks, siis ma arvan, et see võib põrandale kukkuda. Ei ole midagi hullu. no nii, aga meil on juba täitsa Nii ümmargune. olemas. Nii, kas me nüüd peale hakkame sellele panema? No nii, võta siit tomatipastat. Tomatipastat, kui palju ma seda nüüd võtan? Pane su pulbikäis keskele. Ja ma hakkan niimoodi tegema. Ala täitsa ümber ja siis ja Niimoodi. ja Davai, midagi olen telekast õppinud. Kas ma pean seda juurde võtma? ja ilusti kõik äärteni. Kõik. Davai, davai. Noh, nice, ilus. Tubli. Nüüd paneme siin töntsaka mozzarellat. Oh. Sead niimoodi laiali. Näeb juba nii hea välja. Nii, kas sa juba tead, mis sa tahad peale panna? Oliive, kindlasti oliive. Oliive. Need on nagu väga Nii. kohustuslik osa. Võta siit oliivid. Võtame oliivid. Ma võtsin kohe korralikult ja lihtsalt, ma ei tea, Jaa. ma lihtsalt panen. Nii, kuidas tahad, ega pitsa pole õiget ega valet. Tõsi, pitsa on väga imeline asi selle poolest. Nii, aga oliiviga saab hästi salami. Täpselt nii. Reebime salamiga siis peale ära. Täpselt, rebime, ma mõtlesin, see on midagi uut, ma mõtlesin, et ma olen ise olnud ümmargusel. Jaa, aga minu arust on poole ilusam välja, kui need on rebitud. Tõsi, see näeb rohkem Itaalia. Me üritame olla Nii, Itaalia. ja mis sa veel soovid panna? Veel Mis näiteks meil on panna? väiksed tomateid, artitšoki. Jaa, väiksed tomat. Õlised. See näeb nii hea välja. Mis sul ise lemmikkoosisuse pitsa peal on panna? Mulle tegelikult meeldib pesto peal, mitte tomatipastaga, vaid pesto põhjal pitsa. Ja siis, kuule, aga me võime tegelikult ahju panna ja siis me saame siin korra oodata. Tehniliselt jaa. Me vist jõuame äkki selle valmis.
võib-olla tõesti. Kas ma ei tea, kas see nii kiiresti pitsat teeb. See läheb tõesti kiiresti. Aga proovi. Proovime. See on raske osa nüüd. See nii kuni maha. Pane nüüd nii. Jah. Proovi lükata ja tõmmata samal ajal. Ja aega. Oota, nipp on see, et sa pead suutma nii teha. Noh, jah, ei, ma ilmselgelt. Ei, ära lase mul teha. Noh, saad. Ja peaaegu. Pitsa! Oota, me siia sisse lükkame, see kõrvab ära. Oota, ma aitan selle lõpu ära. Super. Kuule, aga sul tuli juba paremini välja, kui paljudel teistel tuleb esimese korraga välja. Ma arvan, et see on lihtsalt loomulik tõend, ma pean pitsatega minema. Tuled sina pitsameistriks. Täiega. Kas sa arvad ahjud? Kaua sa on ahjus? No praegu on hea ahi soe, loodame, et küpsetab hästi, eks meil on, kuna ahi on õues siin majakeses, võib veits kauem võtta, aga noh, ma arvan, sihuke äkki 4 minutit või 5. Saamegi valmis, räägime edasi nii kaua siis. Kas sa arvad, kas ananas käib pitsa peale? See on nagu see must have question lihtsalt. No see on tüli tekitaja. Mina arvan, et käib ja mul oli just alles sõpradega jõulupidu ja meil oli sama küsimus. Absoluutselt kõik meist 6 olid nõus, et ananas käib pitsa peale. Ja siis me mõtlesime, see on family goals nagu. Ole elel sellist asja, et kõikidele meeldib. Täpselt, ma leidsin küll ka, et see ananas sobib sinna ikka väga hästi. Aga mis sa arvad magusast pitsast? Nagu Nutella, banaan, ala selline. Ma ei ole hullult ise magusa fänn, aga mulle meeldib see idee. See on nagu hea soe, nagu me oleme teinud, me oleme katsetanud. Okei, ja kuidas välja oli, sest ma tean, et ükskord ma sain ühes kohas väga halba magusat pitsat, see oli ära kuivanud saia peal Nutella, see ei olnud just väga meeldiv pitsana. Ja see vist tõesti väga meeldib. Ja mina sain ikka mõnus marjad teevad hästi heaks mahlased. Ja see on nagu sopp. Nüüd juba põhi ilusti küpseb, üks säär on juba valmis. See on see pastane. Oled sa ise retsepte ka välja mõelnud, millal sa väga uhke oled? Tegelikult meil on üks Malvina pitsa, mis on sinise kattega. Ja see on tegelikult päris hea. See sama määrata sisse. See sõime ja see läheb pitsa peale. Tõesti sinine. See kõlab nagu fantaasia pitsa. Me tegime selle kunagi Eesti sünnipäeva raames, tegime sinise menüü nagu. Ja siis sealt tuli see. Vägev. Sops. Kuule, aga ootad. Oi. Saad vahepeal ülesande. Vaatame, kui tubli sa oled. Ei. Hoidi pitsakarp kokku. Ei. Ma arvan, et ma panen sealt. Nii. Võta kätte. Nii, võtan kätte. Nüüd küljed. Keerad. Nii. Nüüd sa näed, vaata. Siis keerad need. Siis keerad selle üle. Sisse. Peaaegu. I did it. One side. No nii, sul on põhi juba koos. Top. Let's go. Võta. Kohe. Üks külg veel natuke veel. Ops. Läheb. Oled sa kunagi pitsaka lahti lõiganud? Siis, kui nad lahti lõikamata saadavad sel juhul ja pitsasid ka kodus. Mulle tundub, et sul on pitsadega ainult halvad mälestused. Ei, see kõlab nii väga, aga tegelikult pitsa on üks mu lemmiktoitudest. Reaalselt, see näeb nii hea välja. Nii, pitsalõikur on meil siin. Pitsalõikur. 8, jah? Jah, keskelt teegu korralikult. Noh, nagu... Ops. Praegu nii. Niimoodi. Ja. Siis sul läheb läbi ka, vaata. Davai. Nii. Muidu sa saad selle lahti lõigatud, aga mitte lahti lõigatud pitsa. Siis on see tavaline. Kuule, aga see näeb epik ju välja. Paneme kinni. Paneme pestot ka. Aru saad, muidugi. Sulle meeldib pesto pitsa? Täiega. Minu arust on ka epik. Nii. Nagu ma söön pestot otse purgis ka, nii et... Paneme seda. Paneme veel, appi ma pole pitsat teinud. Ma ei oska kaunistada. Paneme väiksed basiilikulehed ka peale. Paneme. Noh, oled uhke või? Väga uhke. Tadaa! Kuule, aga päris hea aeg ju. Sitaks. 8 minutiga. Ma räägin. Valmis ja ahjus ja tehtud. Tead, mis mu rekordaeg on ühe pitsaga või? No? 3 minutit. Kas sa tead, mis mu rekordaeg ühe smuutiga on või? 1. Täpselt nii. Kas ma saan ka auhinna või? Võib-olla sa saad tüki sellest pitsast. We are good. See
We are going back to the studio. Mitsu there, Mis ka Patska? Patsu, Mari. Liisa, kus sa küll oled, Liisa? Liisa, kus sa oled? Ei, see on kehva. Aha. Liisa, kus sa oled, Liisa, kus sa... Oi, nüüd poleks assi. Liisa, kus sa oled, Liisa, kus sa oled, tule tagasi, too mulle midagi ägedat, too mulle midagi ägedat. Palun. Aga kus see läks? Liisa, kus sa oled, Liisa, kus sa oled, tule tagasi, too mulle midagi ägedat, too. Oo, davai ju. Jõudsidki tagasi. Jõudsin tagasi. Davai, kus sa läksid, no? Mis sa arvad, mis mul karbis on? No, ma ei tea. Tundub nagu pitsakarp. Ma pakun, et on pitsa äkki. Saik, kummid. Ei, tegelikult. Nice. Just tegime. Soe. Lõhnab hästi. Oota, ma ei julge siia künna sisse panna. Nice. Oota, mis pitsa see on siis? See on Fantaasia pitsa. Okei. Sa näed, mis siin peal on. Nime ei ole, me lihtsalt tegime. Panime, mida tahtsime ja okei. Siin on siis oliivid, ma arvan. Proovime ära siis kohe. Proovime ikka ära. Teeme seda cheers ka, vaata. Nagu pitsaga. Nagu. Kus kohast sa pärit oled? Niimoodi tehtakse? Siit. Tallinnast tehakse niimoodi. Tegelikult ma Võrust, aga. Me Saaremaal küll niimoodi ei tee. See juust lihtsalt sulab suusse nagu. See on parim pitsa, mis ma ise teinud olen. Ja see läks ainult natuke kõrbama. Tegelikult, kui ta natukene kõrbama läheb, siis pole hullu nagu. Ma ei oska laivis süüa. Juust. Ei. Need oliivid sobivad siia, need lehed, see pesto. Oota, see tehakse siin... See pitsamajas. Kiviahjus. Ei ole kiviahi. Vist on kiviahi. Ahi on igast tähes. Okei. Kiviahjus on. Kuule, ei, see on tõesti päris hea. Noh, mina annetasin vaata sulle süüa vaesele tudengile, aga teie kallid vaatajad võite klikkata, skännida selle QR-koodi ja annetada meie kallitele vähihaigetele lastele ja peredele. Ma tahtsin ka midagi vahele öelda, aga suu oli pitsat nii täis. Aga jaa, kindlasti seal on siis seal nurgas see QR-kood. See kännigi see sisse ja tegelikult siis, nagu ma ennem ka mainisin, pühad on siis tegelikult ikkagi andmisaeg. Ehk siis andke, et on siuke lause ka, mis kehtib, et give to get. Ehk siis andke. Ja tegelikult ei saa mainimata jätta, et meil kui tudengiorganisatsioonil on olnud üks väga tegus aasta. Tohutult tegus. Ja meie filmiklubi on väga tegus olnud, kultuuriklubi, väga palju pidusid, robotiklubi, kindlasti turundusklubi, teeb kõigile seda meediakajastust ja värki-särki. Ja sellest on meil ka väike selline kokkuvõtlik video kokku pandud. Jah, et vaatamegi selle ka siis üle. Mis me see aasta siis korda saatsimegi? Jaa, vaatame äkki ta mingi uusi mälestusi. Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me that was bringing you down.
mul praegu. No tere! Tšau! Ei, ma siin vahepeal, kui te seda filmi vaatasite, siis ma olen ka siia materialiseerinud. Mind blown. Ja väga hästi läheb. Tegusalt läheb, kokkasin just. Ma nägin ka, et siin vahepeal sõite ja üritasid midagi rääkida, kui oli täis suu. Jaa, üpriski keeruline on rääkida, kui suu on täis. Ja ema on ka mulle alati öelnud, et tegelikult... Ära räägi täis suuga. Täis suuga tohi rääkida. Noh, teid ka natuke saare aktsendiga rohkem küll, aga... Nii, ütle, kuidas ta ütles seda. Korra veel kord. Nii. Selle saare aktsendiga. Ja. Martin, saab tohi kunagi rääkida täis suuga. Alati peab suu tühi olema. Ära kunagi räägi täis suuga. Saab tohi niimoodi. Saab tohi. Ja sapp ja mapp, nagu sa ütledki, et mapp tohi, ehk siis ma ei tohi nagu ja sapp tohi, siis sa nagu ei tohi. Või noh, see on sellised siis minilühendid, mis meil on siis seal Saaremurre. Väga vägev. Saaremurdes, jah. Nii, aga tead, mis on eriline siis, kui sa saad Saaremaalt siia TTÜ-sse tulla ja tudengi elu nautida, et siin ema keelud enam ei kehti. Selle koha pealt on sul... See on päris välit point. Iseseisev elu. See on tõesti. Tegelikult üks põhjus, miks ma üldse siin olen, on see, et vaata, siin me oleme igasuguseid ülesandeid teinud ja olete siin pizzat nautinud ja vahepeal mingit auhindu vist jaganud ka või? Veel ei ole. Aga tutvustasime. Jaa, tutvustasite, aga no ma ise olen ka neid laive teinud, siin päris palju olen saatejuht olnud ja tead, mis on olnud selle juures kõige kurvem, et saatejuhid ei saa mitte midagi selle eest. Ja mõtlesin, et see on väga-väga vale, et nüüd ma parandan seda olukorda, et nüüd annan ainulaadse võimaluse saatejuhtidele ka midagi, et osaleda ja midagi võita ka. Nii, aga selleks, et selles asjas osaleda, selles challenge'is, väljakutses, on teil vaja midagi erilist teha. Et no te siin juba natukene harjutasite, nii et selleks, et esiteks osaleda, teil on vaja midagi võtta suhu, midagi sellist, mis teil segaks rääkimist. Okei. Mõtlesid. Nii, okei. Palun, ma luban sul jätkata. Hästi. Selleks mul on siin kaks vahendit. Kaks vahendid. Üks on pikem ja peenem, teine on lühem ja paksem. Ma siis võtan selle pikema ja peenikese, võtan lühikese ja paks. Võtan selle lühike ja paks siis. Ja siin võtan, juba panite äkki tähele, et siin on mingid valged paberid, et seal paberi peal on väiksed mõistatused kirjas, ärge veel seda lahti tehke, et ma ise ka ei tea, mis seal kirjas on, aga ülesanne on siis selline, et panete selle korgi endale suhu, niimoodi hoiate nii hammastega kinni. Kas niimoodi? Kas sedapidi või sedapidi? Või läheb nagu see pikem osa sisse või läheb hoopis sedapidi suhu? No mina paneks seda aksiaalselt, aga... Okei. Ärme aksiaalselt seda pane. Ei, siis sul läheb lõu koha. Ma arvan, et... Niimoodi. Nagu sigar. Ei, paneme ikka püsti. Paneme ikka püsti. Mul läheb lõuga valusaks niimoodi, nii ei saa. Aga harjutame teid meistriks. Jaa. Okei, liigume selle ülesande juurde, et meil on siin, teil on seal mingisugused laused, et te kordamööda hakkate lugema ette mulle laused niimoodi, kui see kork on suus ja mina pean ära arvama. Ja kui ma arvan ära, siis sina saad endale päikse, sina saad endale kuusekese, et ma hakkan neid siia lehe peale joonistama. Okei. Ja see, kes siin selle ülesande lõpus saab rohkem pilte, siis see on võitnud ja siis ma jagan teile seda auhinda ka. Aga selleks, et oleks asi natuke põnevam, ma loodan, et mina kuulen, et ma vahepeal keerasin mikrofoni eemale, selleks, et asi oleks põnevam, meil on ajalimiit ka ees, et kui me siin 40 sekundiga, kui mina ei suuda ära arvata, siis läheb käik järgmisele mängijale siis. Niimoodi korda mööda. Okei. Oota. Ma panen selle taimeri käima. Kes saab esimesena rääkida? Nii, mina alustan. Paalits vist, jah. Naised ette või mehed ette? Paalits. Mina praegu alustan. Kuigi ma tean, et viisakas oleks küll. Tänapäeval on... Ma annan sulle õigused. Feminism on praegu... Võrdses. Ja me oleme väga võrdses seisus ikkagi. Vägagi. Nii, hästi, aga põhimõtteliselt 1, 2, 3 on panes taimeri käima, pane see kork ka suhu endale ja hakka ette. Ma siis panen selle suhu ära, jah? Pane suhu ära. Ma panen siis suhu, jah? Pane suhu. No ma panen suhu. Pane ise muidu, kui mina hakkan panema, siis on natuke niimoodi. Jaa, ärme niimoodi tee. Nii, aga oled sa valmis? Jaa. Väga hea. Aga siis taimer läks käima, nii et loe mul ette ja
Pagari piparkook läks üle Tamsare. Pagari piparkook. Midagi piparkoogiga on tegemist. Pagari piparkook läks. Pagari piparkook. Läks üle. Ära käega näita, ebaaus. Üle Tamsare tee. Pagari piparkook läks üle Tammsaare tee. Nii, väga hea. Good job. Esimene, mis see oli, päike? Päike oli, jah. See on täht. Okei, päike muutus täheks. Aga tegelikult päike ongi tegelikult jah, sest. Nii, Big brain. väga hea. Nüüd läheb Liisa ka. Nüüd oled valmis? Ja läheb. Tudengi vaja valkasse. Purskkaev. Tudengimaja katusel on purskkaev. Valkasse. Valga tudengimajas on purskkaev. Tudengimaja. Valkasse. Palkkate. Valkasse. Baaris. Nii aeg. Valkasse. Ei, purskkaev. Kuule, aeg sai. Ei, siit. Sai 50 sekundit, sai juba Issand. Aeg juba üle limiidigi. Mul on, et sa said lihtsamad laused. Paneme tempo. Ei, ma ei usu seda. Nii, oled valmis? Läheb. Peahoone fuaee pakkus panen kooke hiiri ja juusuga. Ta sai lihtsamad laused. Oota. Peahoone fuaees pakuti pannkooki, Jägermeistri ja fuaee pakkus panen kooke hiiri ja juusuga. Singi ja juustuga. See magus kaotus. Ja. See on lihtsalt liiga lihtne. Sul on lihtsamad laused. Okei. Hästi, Liisa, proovi. No kui teine kord ka ei saa hakkama, siis paneme maksiaalselt sulle sisse. Siis. No mitte päris lõpuni. Nii, aga lähme. Just a tip. Kuidagi väga onu. Lähme edasi. Aga lähme edasi. Kossumängul löödi Soome ning puhuti pasunad. Kossumängul löödi trummi ja puhuti pasunad. Jah, super. Hakkab tulema, vaat ütlesin, harjutamine teeb meistriks. Ja, ei, ses suhtes. Ära ma üldse saa muretsegi, ses suhtes ma olen siin juba sõidu ees. Nii. Järgmise ma natuke laulan ka sulle, siis proovin laululiselt teha. Sobib, laula. Oota, ma tean, see oli mingi, tuhad magamata, mina armastan siin. See oli Keter-Jaani laul. Ei, peaaegu. Aga seitse magamata ööd. Mida ööd seal oli, jah? Tuhad, 7, 10. Ahah. 40 sekundit sai täis. No 7 magamat. No ma arvasin laulu ära. Ei, ma arvan, et sa teadsid ikka seda. See vist väga keeruline ei olnud. Jah, aga no teeme niimoodi, teeme pigem läks number väga valesti. Pool. Teeme pool. Kolmnurk. Palju selle magamata ööst ikka oli? 15. 15. No ütlesingi 7, no peaaegu 15. Aga pole vähem. Public school system has failed him. Seega. Kuule, see on juba teise põlvkonna laulud. Jah. Nii, läheb. Vahel tundub meile, kui su mõttest aru saan. Vahel tundub meile, et... Ei, vahel tundub veider. Vahel tundub veider. Kui su mõttest aru saan. Kui su mõttest aru saan. Vahel tundub veider, kui su mõttest aru saan. Täpselt nii. See on nagu... Ja ütled sa artisti ka ära, kes seda ütles? Kes võiks olla? Mari Under või?
peaaegu. Mida hullu, ma tahan oma kuusekest. See on sama ligidal, kui sul 7-15-le. Kuusekene, palun. Kuusekene. Nii, aga paneme siis tempoga kohe edasi ka, ma siis... Davai. Läheb. Majandusmajas toimuvad maadluse meestevestlused. Majandusmajas toimub meestevestlused. Majandusmajas toimuvad maadluse meestevestlused. Majandusmajas toimuvad maadlusmeeste vestlused. Maadluste meistrivõistlused. Heio! Pane mul läheki kirju. Panen ikka järgi jõudma. See pool punktine paus seal. Ei ole. On küll. Nii, no palju punktid kokku tuleb? 6. 6, proovime. Läheb nüüd. Aasta lõpu live-saade Villa Wifi. Aasta lõpu live-saade. Villa Wifi. Villa... Vibe. Okei, ma tean küll, Villa Vibe siis. Thank you. Ja, täpselt nii. Ära trollita siin minuga. Ja ses suhtes ma tunnen juba, et kuidas ma arenen nagu sellega, et nagu, et noh, ma saan... Mõistan, kuidas see õigesti sisse panna. Ja ma saan siit kaasa oskuse, mida ma arvasin, et mul ei lähe vaja. Aga nüüd ma mõistan, et see võib väga kasulikuks tulla mu tulevases elus. No muidugi, sa iialgi ei tea, kes sind ootab kuskil nurga taga näiteks. Ja annab mulle sedeli kätte, ütleb, loe neid lauseid ja pane tammekork. Ja saad oma esimesi miljoni kätte. Ja niimoodi olekski. Ma tahaks ka. Nii, aga lähme. Lauvanina välises, jõuluvana kärises. Jõuluvanal kärises. Laualina värises. Jõuluvana kärises. Tal on lihtsamad laused, mis ma tehas. On küll. Sul sama palju sõnu selle. Seega. Oota, kes seal laulis neid magamatööd laulu? Ikka veel seal. Vahet ole. Ma ka ei tea tõbi ennast. Näita oma oskusi. Mu mees oli selja jänes. Mu mees oli selja jänes. Uued trollis sõidavad jänest. Tudengid trollis sõidavad jänest. Muumees. Muumees sõidab trollis. Muumeed. Muueed. Muid. See on huvitav kuulda, nagu mingi vaidlus. Muuid. Soome. Muumid trollis sõidavad jänest. Muumid trollis sõidavad jänest. Täpselt nii. Muumid, nad ei sõida trollis ju. Nüüd sõidavad. Soomes pole trolle. Muumid on Soomes ju. Pane mulle kusk. Nii. See on nii oluline. Oota. No läheb. U06 korpuses toimuvad kooliproovi. U06 korpuses toimus kooliproov. Kooliproov. Olemas. Ja see oligi minu poolt viimane. Vaata, kas sa jõuad mulle järgi nüüd või mitte. Sul on see pool punkti ees, mul pole isegi võimalust enam võita. Ei ole hea, selles suhtes see pool punkti oli päris hea. Ja kuidas te ei tea, kes laulis 15 magamata ööd? Ma olin siis 11 võib-olla. Aga ei mäleta. Nii, no proovime või ei proovi? Ei proovi, ta võitab niikuinii, mis ma ikka enam. No, mis siin salata? Ma näitan siin selle tulemuse ka, et kui keegi viitsib siin Suumida, jah. Et meil on siin... Nii, aga aus võitlus oli. 5,5 Aitäh sulle. Täheket. Äkki sa jagad minuga ainult pool punkti ees. Ei, selles suhtes, kui mingi hetk ma arvan, et ma hakkan siis ka koolitusi pakkuma, et kuidas siis seletada sõnu tammekorgiga, sest ma tunnen, et ma skillset muutus väga palju suuremaks nüüd alates tänasega. Aitäh sulle. Nii et nautige pitsad. Oota, aga kus ma auhindan? Kuule, jaa, auhind. Selles suhtes,
Läks meelest ära. Läks mu taskusse juba. Juut ka ei ole, et siin on siuke apelsini maitseline jook, apelsin ja must tee, et ma igaks ei hakka siia kaameras näitama. Aga ta on siuke mõnus oranži värvi ja maitseb ka hästi, et ma arvan, et pitsa kõrval sobib väga hästi ka. Tundub, et see peaks sobima päris hästi. Seda siin samas Villa Vibis müüakse. Jaa, Villa Vibis saab täiesti siuksest jooki. Ei mäleta, kus juures palju see maksis. Et ma kipun unustama asju, mis mulle ei meeldi. Ära nüüd nii ütle! Oh God! Ei, tegelikult väga, väga mõnus jook on, et ma ühe ka ju võin ära, et soovitan. Noh, väga hea. Aga võta pitsat. Võta üks lõiguke pitsat ka ikkagi kindlasti. Ise tegin. Nii, aga mis me edasi teeme? Mis me teeme edasi? Ma arvan, et meil on vaheklipp. Vaheklipp, aga vaatame. Vaatame. Kas olmapiim on täna soodushinnaga? Kes te olete? Mida te tahate? Kas... Liisa, räägi mulle, millal sa viimati puhkamas käisid kuskil? Novembrikuus Hollandil käisin. Hollandil? Hollandil. Kuidas oli seal? Seal oli väga külm, sest sügis oli, aga seal oli kunstimuuseum, see üks hästi eksklusiivne näitus oli parasjagu väljas ja see oli küll huvitav vaadata. Okei. Aga millal sa viimati kuskil Soojaalmaal käisid siis? Nagu see Holland tundub nagu pigem jahe, nagu, et praegu siin vaadates õue, miinuskraadid koputavad aknale, lund peab lükkama nagu pörane kogu aeg. Et kus sa viimati siis Soojaalmaas käisid, kus lund lükkama ei pea väga? No mu viimane kõige soojem külastus oli Poolas, see oli 2018 suvi. Okei, selles suhtes, et ma pole päris kindel, kas Poola läheb nüüd Soojamaa reisi arvesse, et ta tegelikult, kui me räägime nüüd seda, et on lõunas, et siis lõunas, siis samasti võib ka, et käisid lõunas Lätis, Soojaalmaal. Aga ma ei tea, kas ta on nagu relevant. Mäed. Aga sul muidu tegelikult meeldib reisida siis ikka pigem palju? Mulle meeldib reisida, aga see lihtsalt juht oli ka tihti. Aga mulle meeldib reisida. Ja ma tunnen, et iga kord, kui ma lähen koju Saaremaale, siis see on nagu omaette reis. Selles suhtes seal on mul praamisõit, pool tundi, teed jälle siuke mõnus, tekib siuke reisine vibe, 4 tundi sõidan koju. Sul endal Võrru on ka vist on? Jaa, mul vanemate juurde täpselt sama pikk tee. Ja ma räägin, see on ju nagu omaette reisi eest. Jaa, väsitav. Aga rääkides siis tegelikult reisidest. Meie üks suure osaga projekti liigi Otto on parasjagu praegu Hispaanias puhkamas ja tegi meile saad ka väikse ülevaateid, kuidas tema see elukene sealpool maakeraga möödub. Ehk siis vaatame, mida Ottul meile öelda on. Vot. Hola, me llamo Otto. Tutke võrtu minte. Helistan teile siit praegu Barcelonast, Hispaaniast. Mõtle, 20 kraadi, palmide all särgi väel keset talve. Kujutate ette, siin on kogu aeg nii soe. Pilvi pole olla, vihma ei ole olla. Pidev puhkus, vot see on õige troopika. Mitte nagu teie seal poole meetri lume all. Kuulsin, et teil igasugused muud külmalained ja muud lahedad. Siin pole mitte mõhkugi. Praegu olen siin loomaajast. Lindude vahet räägin teiega. Pärast proovime, kas linnud ka rääkima saavad. Hetkel käisime enne ka pargis, niisama Ünakolli ootamas, pole õrna aimugi, kui soe siin on. Praegu on 20 kraadi ja mitte midagi pole tunda särgiga väljas käia. Päike on kogu aeg väljas, rannas on mega lõbus olla, kogu aeg on pidevat tegevust. Siin on nii lahedad erinevad ehitised ja muud kohad, kus käia, kindlasti soovitan, võite siis muidugi läbi käia kunagi. Nägeme. Me ei teagi, selles suhtes, et... Tundub, et tal on lõbus. Jah, Hispaania tundub nagu päris hea peks praegu, see on lahe. Muy calor. Jah.
et pigem oleks ka nagu seal, selles suhtes, et ma olen nagu õnnelik, et tal läheb seal kõik hästi. Et ma ise tohutult tegelikult naudin ka seda nii-öelda külma ja seda lund, aga Hispaanias oleks küll praegu. Täiega, muidugi oleks. Ma olen viimaste aastatega juures isegi hakanud talve nautima Eestis. Lumi on päris mõnus, aga soojust igatsen. See Eestimaa suvi ei ole ikka päris seesama, mis Hispaania. Kuule, ma ei tea, mul viskas suht praegu kopa ette ka. Kuule, Gert, lähme mängime. Tule. Ei viitsin neid Hispaania asju seal lahtida nii palju. Kuule. Filmid või? Okei, väga hea, nii. Ja, tere. Alustame siis. Mina olen Triin ja täna teemegi sellist reportaaži, et uurime, kus kohas on siin Tallinna Tehnikaülikoolis kõige parem magada. Ja meie esimeseks sihtkohaks ongi siin samas siis TalTechi tudengimajas otse Prõksi kohviku ees ja siin on niisugune mõnus hubane diivan ja kohe katsetame järgi, kuidas siin siis magada on. Peab ütlema, et uni tuleb siin päris hea. Aga päevasel ajal arvatavasti liigub siin päris palju rahvast ringi, sest tegemist on siiski kooli ühe populaarsema kohvikuga ja sageli mängitakse siin ka pinksi. Seega, kui ei häiri see, et vahepeal käib pinks, 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 pinks. Noh, siis on täitsa okei magada. Hinnanguliselt mina annaksin, ütleme 4 punkti 5. Nii, nagu me teame, siis tudengiorganisatsioonide kontorid on üheks meelispaigaks tudengitele magamiseks. Siin on hea õppida, puhata, inimestega juttu rääkida. Ja nüüd olemegi juba siin TalTechi loodusteaduskonna üliõpilaskogu ukse taga, et vaadata, kuidas siin siis magada on. Oi, sorry. Igatahes nagu näha, on siin päris mõnus ja suur diivan, näeb pehme välja ka ja ma arvan, et siin saab lausa päris mitu tudengit diivani peal ära mahutada. Aga nüüd vaatamegi, kuidas siin uinakut teha on. Teate, siin tuleb küll väga hea uni. Hinnanguliselt mina ütlen 5 punkti 5, hea rahulik, privaatne, ei käi palju inimesi läbi. Igal juhul kiidan. Liituge tudengiorganisatsiooniga ja saate väga hea koha, kus koolis magada. Nii, ja nüüd oleme omadega jõudnud siia TalTechi raamatukokku, kus on samuti tegelikult päris häid magamiskohti ja no mõnikord juhtubki, et õppimise ajal lihtsalt tuleb tukk peale, no ja mis sa siis teed. Ja juba siin samas siis sinna poole jääb üks väga mõnus siuke pime nurk ja seal on rahulik ja vaikne ning seal me kohe lähme vaatame, kuidas seal magada on. Valinud siin ühe mõnusa nurgakese. Väga hea pime on siin. Aga vaatamegi, kuidas uni siin siis tuleb. Ma pean ütlema, et ma joodan seda. Minu esialgne arvamus oli see, et istuvas asendis magamine ja siukene kõva laud ja pinnas, et jube ebamugav saab olema. Aga ausalt, see, et siin on nii mõnusalt vaikne ja veel pime ka,
see toob juurde ainult plusspunkte. No ja ega pea alla saabki võtta ju mõne õpiku või no äärmisel juhul sülearvuti. Aga ma ütleks, et see on väga tugevad 3,5 punkti 5. Nii, oleme jõudnud omadega siia siis Soki hoonesse. Ja siin tegelikult on näha päris sageli tudengeid, see on üks peamine koht, kus ka söömas käiakse. Ja siin on siukene üks väga mõnus lounge, kus me kohe vaatamegi, kas siin üldse magada ka saab. Ütleme niimoodi, et kui siia õhtul tulla, siis see kotttool on tohutult mugav. Ma ei saa midagi öelda, mul täitsa nagu oleks sügavuni kohe peale tulnud. Aga kui me mõtleme nüüd sellest, et kooli ajal tulla siia magama, siis pigem on see keeruline, võib ikka väga hea uni olema. Siin samas kõrval on kohe siis lauajalgpall, siin käivad inimesed söömas, siin kogu aeg on ainult sagin päevasel ajal. Seega ma ütleks niimoodi, et päevasel ajal siin magamisega on pigem kehvasti ja ütleks siukene 2 punkti 5 vast. Aga praegu õhtusel ajal pole üldse paha. Ma ütleks samuti siukene 3,5 punkti 5. Jah, täitsa hea. Nii, ja oleme jõudnudki enda saate viimasesse paika, kus me siis vaatame, kus on hea magada. Me oleme hetkel siin TalTechi tudengimajas ja siin on sellised väga mõnusad siis toolikesed, tunduvad, et võivad heliga hästi isoleerida ja lähme katsetame, kuidas seal uni on. Tundub, et uni on siin väga hea. Mina küll olen juba palju rohkem puhanud, nad tõesti isoleerivad heli päris hästi. Mina annan 5 punkti 5. Ja juba ma näengi, siin selja taga on meie järgmine magaja, uurime, kuidas temal uni siin tudengimajas on. Härra, kuidas on tudengimajas magada? Tundub, et uni on hea. Jätame ta siia magama. Ja täname, et olite minuga. Ilusaid unenägusid. Ei ole. Joo, tehtud nägemist. Oli meeldiv? Kuule. Rõõmsast tujus olevat. Kuule hea, mul läks päris hästi praegu. Nii, aga tegelikult võiksime rääkida nüüd ju auhinnast ka. Täpselt nii, aeg on sealmaal. Et kuidas siis seda auhinda võimalik on saada? Jaa. Male läks ikka nii hästi praegu. Mõtled ainult selle peal, No siis ma aitan välja äkki. Auhind seega. Nagu eelnevalt mainitud, me loosime välja 2 tasuta pääset Mustamäe 21+ elamuspaasse. Seal siis pole ajalist piirangut külastamisel. Sisse tegelikult isegi pääseb juba 18. eluaastast, seega ärge kaartke osa võtta. Lihtsalt pääsmega saab 21+ paasse, veel elamuspaasse ja of course saate kõiki sauna kasutada. Ja tegelikult Mustamäe siis elamuspaa on TalTechile on tohutult ligidal, see on mingi 5 minuti jaltuskäigu kaugusel. Peale tundi, lihtsalt lähed. Et põhimõtteliselt, miks mitte peale tundi kohe minna ja saunas natukene meinatada. Ta on Akadeemia D30 siis ja olen isegi käinud seal paar aastat tagasi ja tegelikult on päris nice koht, päris hea on. Tore, jätan ka meelde. Kunagi sinna teed tegema endale. Aga et siis kuidas auhinda saada, et siis vaatame siis videot korra. Pange hästi tähele.
seega, mis sa arvad, kuhu Gert läks siis? Nii, oota. Ootan. Ära rutta ette. Ei rutta ette. Selles suhtes, et kuidas tegelikult sellest loosist siis osa võtta, siis tuleb vastad samale küsimusele, mis ma just Paalitsele esitasin. Jah, et siis pange enda vastus siis küsimusele, kuhu läks Gert, siia siis laivi kommentaariumisse. See peaks siis siinpool olema äkki. Võib-olla sealpool. Kommentaarium, no sõltub, kuidas te oleneb, võib-olla, kui nad on arvuti, siis on vasakul, vaata. Või noh, paremal. Kui telefonis portreidis olete, siis ta on teie all. Aga, ehk siis vastake siis video kommentaariumisse ja alustage siis kohe vastamisega. Ja võite siis selgitame välja saate lõpus. Täpselt nii. Aga mis sa arvad siis, nagu sa ennem küll küsisid minu käest? Ma küsin sult enne, vasta ikka enne. Ma ei teagi, ma arvan, et ta läks kuskile kaubanduskeskusesse äkki. Tundus mingid suured uksed. Tundub loogiline. Ma mõtlen, äkki läks lennujaama reisile, puhkamisest. Juba sa käisid malet mängimas, Gert mõtles, et mõni odav pilet, ma nägin, sõber saatis eile teata, et 2 euroga saab Rooma aastavahetuseks seega. Saab? Jaa. Päriselt, kas kohast kõik piletid saab? Ma ei tea, mulle ta linki ei jaganud. Vau, see info ei olnud mitte kuidagi kasulik mulle praegu. Igas. Okei, ses suhtes ma nüüd tean, et kuskilt saab 2 euroga, kus kohast seda ei tea. Seda ei tea. Ma võin järgi juurde, ma annan pärast teada. Jaa, et anna pärast teada, aga ses suhtes, kui ma nüüd mõtlen korra, et tegelikult me saame ju Gerdi enda käest ka küsida. Ma just käisin taga malet mängimas nagu. Ta käis ka saas. Kole. Gert, kus sa käisid? Gert, tule istu maha. Oota, Gert. Tšau. Tšau. Jaa, mina. Tundub, et sa käisid spaas? Jah, käisin. Kuidas see kogemus oli? Mis emotsioon sa tundsid? Oota, kas see oli nüüd see sama siis Mustamäe elamusspa või? Mustamäe elamusspa, jah. Ja see sama 21+, jah? See sama 21+. Oled sina 21+? Jaa, olen. Aga sinna saavad 18-aastased ka. Pluss? Ma olen Võrust. Kas Võrus öeldakse pluss või? Me ütleme kõike häälikuid pehmelt nagu ja... Nii et sina ei ütle õõtähte, mina ütlen pluss. Okei, see selleks. Nii, jätkame. Gert, räägi, kuidas sulle meeldis seal spaas? Ei, väga mõnus oli. Seda on nii raske sõnadesse panna. No see mõttes, nagu see oli tõesti, ma ei ole ise nii oma spaas käinud ja siis, kui see võimalus tekkis elamusspa poolt, siis ma muidugi võtsin selle võimaluse vastu ja tõesti väga-väga mõnus oli. Oli sul mõni lemmikkoht ka, mida seal nautida? Jaa, no muidugi klassikaline Soome saun oli seal. Või noh, kuidas Eestis on ka see sama Soome saun. Väga mõnus oli 90 kraadi ikka ja mõnus muusika on taustal ja hea ürgmehe vaim. Ürgmehe muusika. Ma ei tea, see natukene veits eksitab. Ürgmeestel just väga muusikat ei olnud. See oli lihtsalt rummipõlne selline hingehääled. See kohe maine muusika. Auga. See on siuke viikingite vaib. Viikingid, ürgmehest viikings. Mis laule viikingid kuulud? Ei no, me ei oska seda öelda, sa peate ise minema. Kas sa vaatad seda Disney filmi sellest viikingi printsessist? Ei ole. Aga oli seal veel mõni, oli seal popmuusikat, house'i,
mida me kuulime? Sellist ei olnud, ma ütleks pigem sellist rahulikuma rütmiga ja siuke näiteks Jaan Tätte siuke laadne või siuke. Tekno ei ole rahulik või? Saunas sa ei lähe sauna niimoodi tantsima, sa lähed nautima, eks ju. See ongi see, sa lähed elamusi koguma. Elamusspa. Great pun intended. Aga ses suhtes, et millal sa siis viimati käisid, nagu kui sa ütled, et sa polnud tükk aega käinud spaas, siis millal oli see hetk, kui sa käisid siis spaas? Enne eelmist korda? Ma arvan, et me käisime siis mingi sõpradega koos käisime, sest oli Aquaspaas Rakveres. Rakvere poiss oled, jah? Ja, just. Ja Virumaa mees. Shout out to all Virumaa mehed. Ja naised. Okei, see selleks. Aga selles mõttes, et no, seal on nii, et see on ka hästi lõbus. Aquaspaas on hästi mõnus koht. Aga no elamuspaas on nii, et seal on minu arvates see variatsioon nendes saunaruumides. Võrdlemisi rohkem ja need elamusi on ka rohkem. Mustamäe elamusspa. As said in the name. Ei, väga äge. Kõlab põnevalt tõesti. Ma soovitan. Bucket list. Üksinda on koki, aga kindlasti ma soovitan just kahekesi. Miks kahekesi? Kas seal on kahekestele selliseid kohti ka? Ja on. Räägi lähemalt. Seal on, ma ütleks, 2 sellist ruumi on. Seal on selline koht nagu Armu Koobas. Ma usun, ma ütlesin õigesti, aga Armu Koobas on just baaridele, et see on selline romantilise muusika ja hästi fancy ja no see tõesti tekitab sellise armu sellise. Kas seal Armu Koopas tekibki see ürgmehe tunne? Ei, sa said valesti aru. Ei ole, see ei olnud see ruum. Võib-olla ma ütlesin vahest, see oli siuke viikingid või ma natukene liialdasin võib-olla. No elamused olid suured, vägevad, vaata selle pärast. Igaüks saab sellest nagu omad elamud. Kunsti vaatamine. Jah, oma ürg, oma koobas. Aga aitäh sulle, Gert, selle huvitava vestluse eest. Anna patsu ka. Okei. Hea töö. Okei. Aitäh. Tere, ma olen natuke närvis, mul on esimene otsesaade. Mulle anti väga vastustusrikas ülesanne. Nii et peagi saabub hetk, mil ma teen teatavaks, kui palju me tänase saatega raha kogusime ning kes on meie auhinnaloosi võitja. Aga selleks mul on vaja väikest abi ja meie robotiklubi robot toobki mulle selle ümbriku. Nii, siin ta on. Aitäh. No nii, ja vaatame. Nii. Tähtis hetk, käed värisevad. Nii, tänase saatega kogusime me Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule 100 eurot. Suur aitäh kõigile, kes annetasid. Aga nüüd meie auhinnaloos. Ja võitja on trummipõrin. Nii, pinge. Nii, ja võitja on Kristiina Vene. Palju õnne. Ja nüüd annan ma sõna meie DJ-le, DJ Birdie. Will I see you at the show tonight? Hey. 30, baby, won't you meet me by the keys? Early, baby, later, you can show me things. You know what it is whenever I
that stunt. Every paper town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint. Niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Way inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for them, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is, you know what it is, you know what it is. Yeah, you know what it is. Black and yellow, 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 black and yellow. Got a call from my joy bitch just in. Bitches love me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause every nigga that I'm with Taylor. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do, I do it big. Yeah, I'm screaming that's nuts. Without food on the lot, that's nuts. You're up in my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Separate the weak from the ops. Hard to creep in Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down the cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops and they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the border. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin shake. Rashes on the masses. Bumps and bruises. Blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools. Bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me 2 Glock 9s. Any motherfucker whispering about mines. And I'm Brooklyn's finest.
kui särgid ei lenda, siis pidu pole hea. Ja nagu näete, siis mees vaimib ikka täiega. See on ikka üks hea pidu. Aga jah, nagu mainisin, hakkame vaikselt lõpupoole asjadega jõudma ja sooviks tegelikult tänada siis kõiki meie toetajaid ja sponsoreid. Täpselt nii. Siis kindlasti Villa Vibes, kes meil asukoha andis, siis meie elamuspa, kes siis auhinna meie loosivõitjale andis. Kindlasti ka Event Media. Tehnika. Üliõpilas esindust sooviks tänada otse loomulikult ka siis Kultuuriklubi, Filmiklubi ja ka siis Robotiklubi. Tal on Kikilips, see on väga nunnu. Nagu õigele peole ikka kohane Kikilips. Ma ise tulin peole küll jõulukampsuniga. Dressides. Loomulikult sooviks tänada siis kogu meie tiimi, kes meil siin on. Dream Team lihtsalt. Ja of course teid vaatajaid, et te annetasite, et te vaatasite, laikisite hopefully ka. Ja tahakski jah, kõik neid vaatajaid tänada. Ja palju õnne auhinna võitjale veel kord. Ja palju õnne, Kristiina. Sa väärid seda võitud. Aga kas polegi midagi muud, kui et tšau baka. Lehva. Teeme seda. Influencer out.